videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund taas Nõmme raadios ja oleme ikka veel paksult riides, sellepärast et välistemperatuur on siin toas ka. Tegelikult on natukene isegi külmem, sellepärast et väljas päikese käes kevad jätab sellise mulje, et ta nüüd on hakanud tulema, aga on olnud siin Eestis ju selliseid aegu ka, kui maikuus jääb paraad ära, töölisklassi suur manifestatsioon, sellepärast et lumi on vaata et puusani ja seda veel Vabaduse väljakul. Sellest on tõsi küll, kui see oli üsna tükk aega tagasi, aga see näitab seda, et ilmas vembud ei pruugi tulemata jääda ja ehkki loodame, et kevad tuleb, suvi tuleb ilus, põllumeestele jätkuks öösel tulevad vihma, suvitajatele, puhkajatele jätaks päeval paistvat päikest ja kõike niisuguseid muid ilusaid asju. Nüüd aga ametlik teadaanne, siin on tänu kõikidele toetajatele ja nii palju veel, et lisaks toetajatele tuleb välja, et meil on ka vastalisi kõige sellega toime tulemiseks. Kui üle ühe vaataja kas või annab €1, siis pidi olema juba niimoodi, et tuleb ilusti toime ja saame kenasti jätkata. Nii et tänu kõikidele senistele toetajatele, et äkki tuleb neid veel juurdegi. Ja veel sisu kohta, kui on mingisuguseid vastuväiteid või äkki mingisuguseid mõtteid tekib sellega seoses, siis olge hea, jagage sõpradele ka. Ja kui on päris midagi niisugust, et no mida te seal nüüd ometigi ajate, siis andke meile ka teada. Katsume mingisuguse selguse saada ja katsume ikkagi kirjutada ja arutame siin ka. Tänaseks me mõtlesime, et räägime pisut sellest heitmekaubandusest, aga spetsialist, neid ei ole muide kuigi palju. Spetsialist sellel teemal natukene kõhkles ja ütles, et ei tea, kas vastuvoolu on mõtlet ujuda ja milles küsimus on? Küsimus on nimelt selles, et mingisugused kvoodid need kehtestati juba üsna tükk aega tagasi ja tuleb välja isegi ametlikult avaldatud statistiliste andmete järgi, et me mitte ei osta seda kvooti, vaid hoopiski müüme. Nii et mingitele isikutele, mingitele OÜ-dele ja mingisugustele riiklikele struktuuridele, kus on omakorda ventiilid, kus see kõik välja läheb, on see äärmiselt tulus tegevus ja seda enam, et tegemist on õhumüügiga, aga raha sealt saadakse täiesti reaalselt ja need numbrid on nii suured, et täiesti hoomamatud, nii et oma igapäevast leiba teenivale inimesele, ma ei tea, kui annab elu jooksul nii palju kokku koguda, kui sellest kaubandusest päevast tehakse, siis on väga hästi läinud. Aga proovime seda teha edaspidi, sellepärast, et neid inimesi siiski on ja kujutan ette, et meie kuulajatel, vaatajatel oleks ka huvitav teada saada, kuidas need rahad tegelikult liiguvad. Vaadake siin antud juhul tegelikult selle sõna näol ei ole tegemist parasiidiga. Vaadake, kui te kas või Kristina Kallast või mingisuguseid teisi ametlikke isikuid kuulate, ma ei öelnud Kristina Kallas mitte kogemata, sellepärast, et seal on ka üks parasiit sõna kogu aeg ja pidevalt eksisteerib ja see on tegelikult. Ja teine on nagu. Me tegelikult ikkagi tahame, mida see tegelikult tähendab, kui me tegelikult läheme ja kui nagu meile tundub, sellepärast, et nagu me juba ütlesime, nagu käisime seal ja tegelikult vaatasime ka, aga tegelikult muidugi ja nii edasi. Lõppude lõpuks ei ole võimalik enam vahet teha, mis oli tegelikult, nagu räägitakse, ja mis oli nagu ja mis oli päris. Me nagu käisime, aga käisite siis või käisid? Ei, me nagu käisime, me nagu kuulsime või nagu kuulasime. Muide, kuulate ka teie ja vaatate ju kui isikud, kui inimesed. Aga kuulete ja näete kui isiksused, kui näete. Tegelikult on, just nimelt tegelikult, on kõige kasulikum iseendale, ümbritsetavale loodusele ja kõigele muule
siis kui kuulete nii, et on kuulda ja näete nii või vaatate nii, et on näha ka. Olgu, ma olen mõningad pealkirjad jällegi võtnud välja. Siin me räägime keelest, meelest, arusaamisest ja mõistmisest. Muide, arusaamine ja mõistmine ka ei ole üks ja sama. Kui te ütlete näiteks, meesterahvale, oma välja valitule või kaaslasele või pruudile või abikaasale või ütlete, et täna on üks kena õhtu, siis aru saate te keelest, et täna on ilus õhtu. Täna ilus on õhtut. Olevikus kõik täna on ilus õhtu. Ja siis saadate seda ütlust veel niisuguse pika pilguga, kas himura või himutseva või ihalusega täidetud või ükskõik, kuidas eesti keel võimaldab seda igate moodi selgitada. Siis mõistate, mis selle ütluse taga tegelikult on. Kunagi 150 aastat vähemalt tagasi oli ju luuletus, tänase päeva seisuga oleks see ilmselt poliitiliselt ebakorrektne, sest siin on juttu piibust ja tutistamisest. See on täiesti lubamatu, aga olgu. Kuidas see oli? Meie kiisul kriimud silmad istus metsas kännu otsas, kutsus, kepp oli käes ja piip oli suus, kutsus lapsi lugema. Kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda. Kes aga mõistis, aru sai, juba siin on vahe sisse tehtud, sellele ta tegi pai. Nii, et mõistmine, arusaamine, hoopis kaks isi asja. Niisiis, võitlev sõna Martin Otas ütleb meile niimoodi. Tehisaru võtab Eesti üle ja ongi hea, saame nii 10 korda suurematest paremaks. 10 korda suurem, kes on, me saame tänu tehisarule neist kõigist paremaks. Ja ütleb niimoodi veel lisaks. On nõme elada üle ajalooliselt olulisi sündmusi. Tähendab, ei tuleks üle elada siis. Tuleks hukkuda koos nende asjadega või sündmustega või nii ta ütleb. On nõme elada üle ajalooliselt olulisi sündmusi. Just sellist sõnumit kandvad meemid on viimastel aastatel netiavarustes üha enam levinud. Martin Otas muide on reforminoorte esimees ja lisaks veel ka Tartu linnapea nõunik. Ma ei tea, ma lugesin hiljaaegu selle kohta, et Tallinnas ja Tartus näiteks on reovetes kokaiini sisaldus osaliselt või väga suurel määral tõusnud, oluliselt. Ja ajakirjandusest võis lugeda välja, et mitte lugeda välja, vaid nii oligi otseselt kirjas, mitte ei ole tõusnud, vaid on hüppeliselt teinud. Hüppe teinud see kokaiini ja muude meelemürkide tarvitamine. Ja kuna tegemist on Tartusega, noore inimesega, siis võib-olla sellised väljaütlemised ongi otsene tulemus ja tagajärg ka. Muide, tagajärg ja tulemus ei ole ka üks ja see sama. Võtame siia mingisuguse näite. No näiteks, kui kujutage ette, et teie ükskõik, kes te praegu vaatate või kuulate, otsustate, et homme hakkate tegelema kergejõustikuga, panete naelikud jalga, lähete esimestele ettejuhtuvatele võistlustele, mis kuskil toimuvad, näiteks Kadriorus või kuskil mõnel muul staadionil, ja hüppate kaugust 10 meetrit. Tulemus on 10 meetrit. Tulemusega 10 meetrit võitis see ja see ja see. Mis on tagajärg? Kui see on ametlikult fikseeritud, tagajärg on see, et umbes 10 000 kaugushüppajad riputavad naelikud varna ja loobuvad, sellepärast et ei ole mõtet. Seda 10 meetrit ei õnnestu ei lüüa ega mitte midagi. Sentimeeter haaval Bob Beamon kunagi lõi päris tugevalt 890, kui ma ei eksi hüppas. Aga nüüd hüppate teie 10, nii palju siis tulemustest ja tagajärgedest. Need ei ole üks ja see sama. Nüüd meie juhtumi puhul Martin Otas, kui
tulemus on see, et ta kirjutab selliseid jutte, tagajärjeks on see, et väga paljud inimesed võtavad see asja äkki tõsiselt ja ütlevad, no midagi on noormehega lahti. Muide, ta on nõunik ja kunagi keegi ei pahandanud siis, kui Kristina Kallas võttis endale, noormees oli vist hoopis 17 või palju ta oli, 18, keskkool veel lõpetamata, aga ta oli kuidagi moodi teise orientatsiooniga ja ei tea, mis nõu juba vanemale naisterahvale selline noormees anda võib, aga ju oli siis seal midagi sellist, mis Kristina Kallasele meeldis. Nii, juhtkiri. Narva passioon ohustab julgeolekut. Asi on selles, et Narvas üks kodanik hüppab ühele poole ja teisele poole ja siis tänu sellele kogu võimukoalitsioon kas jätkab või kukub kokku ja praegu on siis ta jälle väidetavalt kokku kukkunud ja uus linnapea Jaan Toots vist tuleb asemele või on juba tulnud või kuidagi seal midagi käib, aga juhtkiri on, see kõik ohustab julgeolekut. Kui inimesed valivad nii või ühe teise poole ja inimesed on siiski sinna volikogudesse ja kuidagi moodi valitud ja keegi ei ole siiamaani rääkinud, et tegemist on mingi ebademokraatliku aktiga või on valimisi kuidagi viisi võltsitud või veel miskil viisil, laske nad valivad. Muide, eesti keele kampaania on läinud, vahepeal oli siin eesti keele päev ja siis esimene koht keeleteo auhind läks jagamisele ja üheks oli see, et Ida-Virumaal hakati nüüd intensiivselt õpetama eesti keelt paari kuu jooksul. Iseasi, kus koha peal need noored seda keelt kasutama hakkavad, on täiesti arusaamatu. Ma illustreeriks võib-olla mõne numbriga ja mõtlete selle peale. Ma kohtasin Sillamäel ühte küsitlusega seotud isikut. Ta oli Statistikaametile tegemas mingisugust küsitlust või läbi viimas. Ja Sillamäel näiteks tohtisid küsimustikule vastata ainult Eesti Vabariigi muidugi, Eesti Vabariigi kodanikud. Ja ta oli hirmsas hädas sellega, et mööda maju neid taga ajada, sellepärast, et neid seal lihtsalt peaaegu, et ei olegi. 3% on Sillamäel näiteks eestlasi. Eestlaste hulka on arvestatud ka need isikud, kellel on eesti nimi, aga kes samas sõnagi eesti keelt ei oska. Ja Eesti Vabariigi kodanikke on kogu sellest massist 8%. Mida ja kuidas, eks siis vaadake ise edasi, aga tegu on tehtud ja auhinnad on välja jagatud. Nädala kommentaar on, Erik Moora ütleb niimoodi, Euroopa sõimamine on pime ja lühinägelik. Ma ei tea, kes on Euroopat kuskil sõimanud, aga võib-olla keegi kuskil ongi, aga see on nüüd võetud ette, kas siis kuskilt sotsmeediast või kuidagi kuskilt mujalt. Ei ole kuskilt tegelikult ametlikest tribüünidest küll kuulnud, et keegi on Euroopat kui sellist sõimanud. Aga võib-olla mõeldakse välja kõigepealt argument ja siis hakatakse ise selle kallal naaksuma või seda edasi aretama. Ja nüüd on, milles jutt? Moldova saatus näitab valusalt, mis juhtub väljaspool Euroopa Liitu oleva riigiga. Moldova saatus. Ameerika Ühendriigid on ka Euroopast väljas. Namiibia on Euroopast väljas. Euroopa Liidust Hiina on, Jaapan on, Singapur. Saame teha mingisuguse üldistuse. Ma kardan, et ei saa. Nii et see väide iseenesest ei pea mitte kuidagi moodi paika ja mida siin kohal soovitakski. Olge selle koha pealt natuke julgemad, kui te neid pealkirju ja kõik võimalikke avaldusi loete, siis vaadake neutraalselt, puhtkeeleliselt ja semantiliselt ehk siis tähenduslikult, mida see tähendab. See on ontoloogiline. Nüüd natuke lingvistilisemalt öeldes on see ontoloogiline vaatepunkt ehk mis see on. Räägime näiteks bioloogidel, zooloogidel, juristidel kuidagi on enam-vähem täpselt paika pandud, mis asi see on. Bioloogidel, zooloogidel on veel ladinakeelne termin sinna taha pandud, et me ikka saame ühtmoodi üksteisest aru ja juttu on ikka, kui on ikka cerebellum, siis on selle meie väike aju
ja cerebris on see natukene suurem. Ja kui on fraktuurus nasi, siis me räägime ninaluu murrust ja nii edasi, nii edasi. Aga siin on, et väljaspool Euroopa Liitu, siis kõik on väga halvasti. No antud juhul on Euroopa Liidus küll endas asjad üsna hapud. Aga seda kõike tuleb toetada, sellepärast, et bensiini hinnad, muide hiljaaegu jällegi täiesti kogemata kombel mingi raadiojaam mängis, see võis olla kas Kuku raadio või Vikerraadio, tähendab, sellel polegi tähtsust. Aga üks asjatundja rääkis seda, et Iraani rahvas praegu kannatab vapralt kõiki neid pomme, kannatab neid surmasid, kannatab kõiki neid kadunud koolilapste surma või hukkumist pommisaju all, sest nad teavad, et kui see pommisadu jätkub paraja intensiivsusega, et siis on äkki võimalik režiimi vahetus. Need pildid, mis tulevad Iraanist ja muust maailmast, kus seda asju võrdlemisi objektiivselt kirjutatakse, on situatsioon ja olukord mõlemad täiesti vastupidised. Antud agressioon on lihtsalt Iraani rahvast konsolideerinud, kui seal olidki mingisugused erimeelsused, aga antud juhul, kui sul iga päev teateid tuleb, et see ja see sugulane on kuskil maha notitud, siis vaevalt, et mingisugust armastust nende agressorite vastu saab tekkida. Ma lihtsalt sellepärast ütlesin seda, andmata õigust ei ühele ega teisele poole, lihtsalt mismoodi ajusid pestakse. Suisa puidu soliidsetest raadiojaamadest, mida on harjutud vähemalt sellisteks pidama. Nii. Martti Kuldma ütleb, Eesti on pakilogistikas maailma esirinnas. Nüüd tuleb see eelis targalt välja mängida. Martti Kuldma on muide Omniva juhatuse esimees. No mida teistmoodi ta saakski öelda. Nüüd me tuleb välja pakilogistikas maailma esirinnas. Kes selle kindlaks on teinud? Kes seda kuskil mõõdetud on? Ilmselt Kuldma kujutab endale midagi ette. Ja nüüd loeme veel. Kui ühiskond nii kiiresti muutub, peab muutuma ka infrastruktuur. Milles seisneb ühiskonna kiire muutumine? Kuhu poole, mismoodi, kuidas ühiskond on muutunud võrreldes 5, 10, 25 aastaga või mismoodi? Ühiskonna alaseid uuringuid Eesti Vabariigis enam ei korraldata, ei ole korraldatud umbes 20 aastat. Aga Omniva juhatuse esimees arvab, et tal on see teave olemas, kui ta niimoodi vähemalt väidab. Ja siis on üks asi veel huvitav. Samal ajal juurdepääs postkontoritele väheneb. Neid üha likvideeritakse. Kirju võetakse postkastidest välja teisipäeval, kolmapäeval ja reedel, kui ma ei eksi, või oli neljapäeval või 3 korda nädalas. Kirjad kaovad, kuskile nad lähevad. Kirja saatmine muutub aina kallimaks ja tõtt-öelda sellistes tingimustes siin Eesti sees elades on inimestel ilmselt täiesti ükskõik mitmendal kohal maailmas on see samane Omniva, pakiveo, kuidas see oli? Pakilogistikas maailmas. Täiesti ükskõik, tal on tähtis see, et tema saadetud pakikene jõuaks kohale, et tema saadetud kiri jõuaks õigel ajal kohale, mitte ei jääks kuskile vedelema, sest inimesel ju sünnipäev tulemas. Kaart võiks ikka õigel ajal kohale jõuda. Ei tea, aga olgu pealegi. Sotside energiaplaan on selline. Sotsidel on oma energiaplaan. Valitsus teeb otsuseid liiga hilja ja liiga vähe. See tähendab, et otsuseid on liiga vähe. Tühja sellest, kas energiat jätkub, kas ta on piisavalt kättesaadav, kas ta on sellise hinnaga, et selle eest on võimalik maksta, või on hind selline, et parem kustutame tule ära ja seda põlema enam ei panegi, või kustutab Eesti Energia lõppude lõpuks energia kokkuhoiu huvides ära ka valguse tunneli lõpus. Sellest ei ole üldse. Otsuseid on vähe. Sotsid arvavad, et kogu jama ongi selles. Mitte ei arva, vaid nad ütlevad selle otse välja.
seega siis valitsus teeb otsuseid liiga hilja ja liiga vähe. Liiga hiline otsus ei muuda mitte midagi, ei aita mitte kuidagi ja liiga vähe. Nii, ja nüüd ütleb, vaadake, nüüd on sotsi mõistlus on selline. Vaja on rohkem maismaa tuult, aga ka meretuult, suurt vesisalvestit ja uusi väikesid koostootmisjaamu. Vaja on rohkem maismaa tuult. Kuidas me seda maismaa tuult rohkem hakkame puhuma? Huvitav oleks teada, liigutame puid kaasa või kõik mingite labadega või kuidas on võimalik puhuda tuul suuremaks. Eesti rahvaluules on olemas sortsid, kes puhuvad tuule suureks, tekitavad laevade jaoks torme ja kõike seda. Võib-olla on see lihtsalt praegu Jaak Aabil ütlemata jäänud, et kutsume siis, teeme jälle sortsi ja 4D ristmikul 4 päeva öösel täiskuu ajal kutsume vana kuradi välja, anname talle 3 tilka ja nõuame rohkem maismaatuult, aga ka meretuult. Meretuult täpselt samamoodi. Ja suurt vesisalvestit ka. Ja see on Riigikogu majanduskomisjoni liige, kes seda juttu ajab. No, ju siis, oleme õige inimese valinud sinna. Ta lagi oli omal ajal Soomes talus abitööline olla. No nüüd on Riigikogus ja ütleb, et meretuult on rohkem vaja. Juhtkiri. Narva jälle see meil juba oli. Kaido Keerma ütleb, teist varianti elektrihinna kontrolli all hoidmiseks ei ole, kui kiirem tuuleparkide rajamine. Üks ütleb, et on vaja rohkem meretuult ja maismaatuult, seda ei ole piisavalt, see tähendab. A teine ütleb, Kaido Keerma muide, kes on andmeanalüütik, SALK. Ehk siis sihtasutus liberaalne kodanik. Seal ei ole mitte ühtegi spetsialisti, ma võin teile öelda, aga vähemalt elektrialal küll mitte. Teist varianti elektri hinna kontrolli all hoidmiseks ei ole, kui kiirem tuuleparkide rajamine. Nüüd on, kui me rajame kiiremini või aeglasemi neid, tähendab, kõik sõltub elektri tuuleparkide rajamise kiirusest. Mitte, et kas nad on efektiivsed, kas nad on head, kas nad on õige koha peal või ei ole õige koha peal. Aga kui ehitajate tempo, no näiteks enne andsid 1 tellise tunnist, no piltlikult öeldes, siis nüüd on nad 3, käed käivad nii kiiresti, et ei näe ja ongi lahendatud ja nii ütleb meile spetsialist. Ta jätkab, on meie endi teha, kas me tahame Eestis odavat elektrit toota just siis, kui seda kõige rohkem vaja on, või jääme virisema udujuttu ajama poliitilise omakasu nimel kraaklema. Sel ajal, kui kõik meie naabrid koos ülejäänud maailmaga eest ära lähevad. Kuhu nad lähevad? Nad on ikka selle samase maailma peal, muide, nagu meie praegu teiega koos. Aga SALK on üks. Salgast on tehtud mingisugune, ma ei tea, mis või kes on seda suutnud, aga see oleks nagu mingi ekspertide pesa või sealt tulevad mingisugused eksperthinnangud. Siiamaani ei ole tulnud mitte ühtegi. Aga äkki tuleb. Agnostikut paneb, Martin Ihala kinnitab, kes on muide päris terane. Aga nüüd ütleb ta sellise lause. Agnostikut paneb ehk mõtlema asjaolu, et usk annab inimesele indiviidina ja ühiskonnana evolutsioonilise eelise. Muide ja annabki. Vaadake näiteks õpilast, kes on koolis. Üks täiesti, üks kindel asi, mis peab tal olema, et mingilgi moel see õppimine saaks toimuma, efektiivselt ma pean silmas, et midagi omandatakse, areng toimub ja nii edasi. Tal peab olema usk. Usk selle kohta, et ma saan hakkama, ma suudan, ma saan sellest aru, ma saan sellega hakkama, ükskõik mis ülesanded on pandud, loodetavasti need ei ole üle jõu käivad, vaid usk sellesse, et ma saan hakkama. Sportlasel, tal peab olema, õnnestub, peab kuskilt tulema,
tal on usk enesesse, usk kui selline. Usk ei tähenda alati mingit religioosset maailmakäsitlust, vaid usk kui selline. Ilma usuta, no ma ei usu, kuidas on teile tunne, kui te hakkate mingisugust asja ajama või tegema, noh mingisugune praegune moodne sõna on projekt, et peaks võib-olla ehitama kas lisaaida või tegema, laiendama mingisugust pinda või vastupidi koomale võtma või midagi tegema, ette võtma. Aga teil sellesse usku ei ole. No äkki mingi nipiga võib-olla isegi tuleb sellest lõppude lõpuks midagi välja, aga kui te ise usute, kui see seltskond ka usub, siis võib teha imeasju. Tuleb meelde, kui Kreeka saarel kunagi, see võib müüt olla, aga väga ilus. Kui oli teada, et tsunami on tulemas ja laevaehitajat ei olnud, oli vaja sealt saarelt kuidagi minema päästa. Ja usk sellesse, et me saame hakkama, me ehitame selle laeva valmis, oli nii suur, et ehitatigi, kõik said oma parema, kõik, mis välja oli panna, see pandi. Usuti ühise sellise tulemusliku töö võimalikkusesse ja saadi hakkama ja põgeniti. Kui laine tuli, siis seal enam kedagi ei olnud. Antiikajalust, aga võib-olla on tegemist mingisuguse müüdiga, nagu paljudel juhtudel ongi, aga igal juhul on see müüt õpetlik. Muide näiteks nagu ka muinasjuttudel ja muistenditel reeglina on alati mingisugune õpetuslik iva ikkagi sisse pandud. Nii, reovee analüüsist, sellest meil oli põgusat juttu, Tallinna ja Pärnu narkosaladused on välja tulnud Tartu täpselt samuti. Michal ütleb, Eesti järgmine arenguhüpe tuleb tehisintellektist. Mina usun seda Michali juttu sellel hetkel, kui ta maha astub, ütleb, et tehisintellekt on homme minu asemel tööl. Praegu ei ole mõtet sellest rääkida, kuna praegu tegutseb meil ikkagi inimlik intellekt nii palju, kui seda ka on, või õigemini antud juhul tuleks öelda nii vähe, kui seda ka on. Ja mõnel inimesel on see tõesti niivõrd peenike mõistus, et seda tuleb suisa luubi või mikroskoobiga taga ajada. Aga niisugune on. Tehisintellekt muide valetab teile üsna jõhkralt. Nii, Eesti Keele Instituudi direktor tavast õssist välja jäänud 4-tähelisest sõnast. Neid jäi muide mitu tükki seal välja. Ja ta põhjendab seda, mitte ei põhjenda, vaid argumenteerib lihtsalt, õigustab. Põhjendus enam ei ole, õigustused on selle asemel. Korra proovisin, mis tunne oleks see sõna koosolekul välja öelda. Teist korda ei soovinud proovida. Tähendab see sõna, kui koosolekul välja öelda ei sünni, siis võtame ta ka õssist maha. Muide, tegemist on tavasti näol tavalise, selles mõttes profaaniga, kelle lingvistikast mingisugust ettevalmistust ei ole, mingisuguseid teadmisi ei ole ja selle koha pealt ei ole ta viitsinud ka. Tihtipeale on niimoodi, et inimene pannakse ametisse või ta saab kuidagi moodi ametisse ja hakkab otse kohe tegelema sellega eneseharimisega. Mis toimub, mis on, milline spetsiifika, et ka ennast kuidagi moodi kurssi viia. Tavastil on see üle jõu käinud, ega ta kuulu järgi oma töökabinetti ka eriti tihedate visiitidega ei austa, küll aga on ametniku palk võimaldanud koduhoovi igasugust moto- ja autotehnikat täis osta ja anduda oma hobidele. Aga nüüd ütleb niimoodi. Asi on ju tegelikult väga lihtne. Eesti keel on üks asi, kõnekeel on teine asi. Erinevates ringkondades on olemas argoo ja on olemas žargoon. Kui me näiteks peame ebasündsaks sõna lits, ehkki näiteks Tammsaare kasutab seda litsid mehed, need Vargamäe mehed, täiesti avalikult ei tundu üldse. Pange tähele, kui mõni inimene ütleb välja sõna perse näiteks. Mõne suust kuulduna kõlab see üsna rõvedana. Teine ütleb selle välja
isegi armsavõitu kuidagimoodi. See sõltub sellest, kuidas, mis kontekstis kõike seda välja öeldakse. See, et kuskil ametlikul koosolekul ei või midagi välja öelda, on täiesti selge. Kuskil diplomaatilisel, kokkusaamisel kehtivad teised reeglid. Kuskil nii-öelda poe taga, kõige paremas mõttes, kehtivad ühed reeglid, koolis on teised reeglid, on mingisugused kohad, kus midagi välja ei öelda, näiteks matustel ei räägita kõvasti, hoidutakse igasugustest repliikidest, kõikvõimalikest muudest. Täpselt sama käib pulmas, keegi ei ütle, et pruut oli enne niisugune või naasugune, või siis peigmees oli niimoodi. Kui võib-olla kuskil sosistatakse, aga välja ei öelda. Kunagi vaidlesin Kristen Michaliga, kes püüdis selgeks teha seda, et juristidel näiteks on oma keel olemas. Ei ole. Selle asja nimi on stiil. Stiil on kas kantseliit või poeetiline või siis mingisugune ilukirjanduslik või veel mingisugune. Neid stiile on väga palju. Erinevatel tööaladel, see on argoon ja žargoon ja argoo. Tööaladel kõik välja kujunenud kindlad väljendid, puhast vuuki laduma ja näiteks ehitajate puhul ja järkama ja kes teab, mis asi on järkama. Puusepp teab täpselt, mis tähendab järkama. Ja nii edasi, nii edasi. Aga järeldusi, ma ei tea, kas kunagi tuleb aeg, kui Eesti Keele Instituuti tuleb mingi lingvist, kes ka asja mitte ainult liidab ja lahutab ja korrutab, vaid ka jagaks, aga olgu. Nii, Martin Kokk annab meile teada, Martin Kokk on Kliimaministeeriumi kantsler muidu. Kui Rail Balticut ei tule, ootab meid ees ääremaastumine. Vabandust, me oleme juba ääremaa. Meil on vastupidi tegeldud siin raudteede üles koukimisega. Näiteks Mustveesse oli võimalik sõita Sondast raudteega. Kitsarööpeline raudtee, see oli üle Eesti. See kõik oli olemas, see kõik on üles võetud, täpselt nagu võeti üles Tallinn Haapsalu, ei tea, kellel seda vaja oli. Aga rööpad müüdi maha ja kui äkki tuli niisugune mõte, siis võeti üles. Ja nüüd siis Rail Baltic on see, mis päästab meid ääremaastumisest. Sellise mõttekäiguga, isegi kui tahaks väga leida mingisuguseid argumente, et mis Rail Balticu puhul on sellist, mis hoiab ära Eesti ääremaastumise. Eesti ääremaastumine on kinni praegu meie valitsuses ja selle tehtud otsustes. Ja mitte ainult. Neid otsuseid tehakse tihtipeale kuskil mujal. Meil võetakse need üle, keeratakse veel üle, omakorda veel natukene vinti peale ja siit see tulebki. Kas me oleme siiamaani siis ääremaastunud, kas need postkontorid on kinni pandud ja kauplused on kinni pandud ja pangaautomaadid on kadunud ja üleüldse kõik see infrastruktuur on kadunud üleüldse Eestis, välja arvatud Tartu, Tallinn ja siin võib-olla veel mõned kohad. Tänu sellele, et meil Rail Balticut ei ole või. Muide hiljaaegu Siim Kallas andis intervjuu, see oli Rahvusringhäälingus, kui ma ei eksi, selle lehekülje peal oli kirjas ka, kus Siim Kallas rääkis üsna sõgedat juttu tegelikult. Kuidas ta oli kõikidele Euroopa liidritele omal ajal öelnud, et siit me ei lähe ja seda me ei tee ja sa üldse võiksid tagasi tõmmata. Jutt oli siis Janukovitšist ja jutt oli kellest Jakuninist, kes oli Vene raudtee pealik sellest, et Vene raudtee laius teadupärast on natukene laiem, see on juba ajalooliselt välja kujunud Euroopa oma natukene kitsam ja siis rääkis Karpaatidest, ei ole võimalik Vene raudteed üle Karpaatide vedada. See muide on sealt juba üle veetud ammu, vähemalt 100 aastat tagasi veeti see sealt üle, siiamaani kulgevad rongid, ei tea, mida ta silmas pidas ja siis mainis ta ka veel, et tema peadirektorina, ta oli Hoiukassade peavalitsuse peadirektor, ei olnud tal lubatud Leedus ja Lätis käia, siis samas muidugi ütleb, et tegelikult ta käis küll, kuidas moodi tal ei olnud lubatud. Aga
inimesel on natukene võib-olla frustratsiooni ja võib-olla vanust ka natukene ja kes teab, mis seisus see tervis on, aga jättis üsna kensaka mulje. Siim Kallas ju tegelikult on läbi aegade vaieldamatult üks särav isiksus olnud, vaieldamatult äärmiselt terase mõistusega. Kuidas ta seda rakendanud on, mille jaoks, see on hoopis ise küsimus, aga äärmiselt galantne ja sõnaosav ja seda ei saa talle mitte kuidagi keelata, seda kõike on ta olnud. No olgu pealegi. Isaks, Martin Kokk ütleb ka veel niimoodi, et Rail Balticu puhul on tegu valikuga, kas Eesti jääb Euroopa äärealaks või on päriselt osa Euroopa võrgustikust. Vaadake maakaardi peale, me olemegi ääreala, sinna ei anna mitte midagi parata, puht logistiliselt ja igalt poolt mujalt. Siis kui oli Venemaaga käis mingisugune kaubandus, siis läbi Eesti oli loomulikult kaubavahetus üsna vilgas, sadamat, raudteed ja kõik see toimis. Praegu ida poolt midagi ei tule ja ühes sellega oleme me üks sopp, ükskõik kuidas me seda ei vaataks. Ja selle asemel, et ise siin kuidagi moodi asju korraldada, öeldakse, et kui Rail Baltic tuleb, siis me oleme mitte ääremaa ja kui ei tule, siis me oleme ääremaa. Väga huvitav. Rail Balticu puhul on tegema nii siis valikuga. Või on päriselt osa Euroopa võrgustikust, nii majanduse, liikuvuse kui ka julgeoleku mõttes. No julgeoleku mõttes võib-olla tõesti on. Ükski megaprojekt ei valmi sirgjooneliselt. Huvitav siis sirgjooneliselt. Või ta kõverjooneliselt või mismoodi? Või nurkselt või ümmarguselt. No, aga juhtide kvaliteet on selline, nagu ta on vähemalt jutu järgi otsustades. On see negatiivne selektsioon ikkagi päris tugevalt käima pandud. Nii, siis antakse meile teada, pange tähele. Eestis toimub keskmiselt 89 liiklusjuhtumit päevas. Liiklusjuhtum, kas see on ka see, kui teil autol läheb kumm tühjaks või kukub mingi jupp küljest ära või sõidate kraavi või liiklusjuhtum. Ohtlikum ristmik on jätkuvalt Jüri ring. Mis mõttes on Jüri ring ohtlik? Keegi on selle esiteks planeerinud. Kas on kellelegi öeldud, kuulge, miks te tegite sellise ohtliku? Ja nüüd puht keeleliselt. Ükski ristmik ega ükski kurv ei ole ohtlik. Ta ei ähvarda mitte kedagi. Ohtlikuks võib ta kujuneda sellisel juhul, kui keegi seal liiga suure kiiruse üles võtab või autojuhtimisega näiteks hakkama ei saa. Vaat siis muutub ta ohtlikuks. Aga muidu ta on seal rahulikult maas, ei ähvarda mitte kedagi. Mingit ohtu ta endast mitte kellelegi ei kujuta. Ei tõuse ta sirgjoones või püstloodis püsti, ei takista teie teekonda ega midagi taolist. Muide, see oli, keegi kirjeldas kunagi, et oli võrdlemisi vintis, nägu katki ja siis küsiti, et kas nüüd siis nii lõust lõhki. Ei, ma hakkasin koju minema ja asfalt tõusis püstloodis ette järsku. Noh, kus sa siis saad? Kersti Kaljulaid jälle üllatab. Tõnis Sildarule preemia maksmine ei rehabiliteeri kuidagi tema võimalikke varesamaid tegusid. Kas need tegusid siis nüüd oli või ei olnud või rehabiliteerib siis mida võimalikke mingisuguseid asju? Kas Kersti Kaljulaidile olümpiakomitee presidendi koha andmine rehabiliteerib tema purjus peaga sõitu natukene varem või ei rehabiliteeri või? Kusjuures siin ei ole mitte võimalik joove, vaid täiesti reaalne. No, olgu pealegi. Uuring. Kliima soojeneb nüüdseks pea 2 korda kiiremini kui 50 aastat tagasi. Kliima kohta millegi ütlemiseks 50 aastat on liiga lühike aeg. Kui me räägime ilmast, siis on see teine asi. Mis ilm väljas on? Noh, täna on külm, täna on jahe, täna on soe, täna on palav, täna on vihmane, täna sajab nagu oavarrest ja nii edasi, nii edasi. Kliima kohta 50 aastat
ei ole praktiliselt üldse mingi ajavahemik. Niisiis, mis siin veel? iibevaidlus, ekspert ütleb, hirmutamine ja rahakülv ei pane noori lapsi saama, pigem mõjub see vastupidi. Keda hirmutatakse, kus ja ekspert ütleb ja niimoodi. Alis Tammur, inimgeograaf ja tema ütleb niimoodi. Sündimuse ostmise karuteene, sündimuse ostmine. Mis asi on sündimuse ostmine? Ei tea, aga inimgeograaf nii ütleb. Massiivne rahasüst kodu ostuks tõi Ungaris kaasa kiire kinnisvara hindade kasvu. See on absoluutne bluff, seda pole mitte kunagi olnud. Kust ta selle võtab, ei tea. Aga võib-olla kuskilt kroonikast jällegi on lugenud või kuskilt midagi ise aretanud. Ei tea. Sotsiaalteadustes ja nüüd tuleb tänase hommiku, ma pakun välja kõige ilusam lause. Sotsiaalteadustes määrab osaliselt uurija maailmavaade, mida andmestest otsitakse ja kuidas tulemusi tõlgendatakse. See tähendab, et teadlase töö tulemus sõltub sellest, milline on tema maailmavaade. Kommunist keedab vett, siis see võib keema hakata ka 90 kraadi juures. Kapitalist keedab vett, see hakkab äkki 110 juures keema. Ma ei tea, kes veel on olemas. Animalist äkki hakkab keema 50 juures. Katoliiklane äkki 78 juures. Täiesti arusaamine. Aga kui seda räägib Tartu Ülikooli teadlane, siis võiks selle ülikooli hommikust alates süümepiinadeta kinni panna. Aga õnneks, seal on veel meditsiiniteaduskond ja seal on veel üht-teist, kus midagi tehakse, aga olgu pealegi uskumatu. Hiljaaegu tegi, muide, see oli Rahvusringhäälingus, Märt Treier tegi ühe väga sümpaatse intervjuu ka ühe inimgeograafiga, ma ei imestaks, kui see on see sama, kus oli liikuvusest juttu ja sellist soga, vabandust, ei ole tükil ajal kuulnud. Isegi Märt Treier äärmiselt taktitundeliselt samalt, ma kujutan ette, üsnagi sarkasmi täis lauses teatas pidulikult, et kui ma nüüd koju lähen ja selle intervjuu uuesti üle kuulan, äkki ma siis saan mõnest asjast ka aru. Aga see oli suurepärane lihtsalt. Sõnul seletamatu, ma ei tea, rahvas ütleb selle kohta mölin, mula, vaht. Neid sõnu on hästi palju. Nii, juhtkiri ütleb, üüratud rahakäärid kahe sõja vahel näitavad, et Eestil tuleb veelgi rohkem maksta. Üüratud rahakäärid kahe sõja vahel. Mis need rahakäärid kahe sõja vahel on siis? On need rahakäärid, kuskilt lõigatakse maha, juurdelõika iseenesest on, vaadake, kui hea sõna. On olemas rätsep ja on juurdelõikaja. Juurdelõikaja on muide üks äärmiselt peen amet. Ta on need, kes teevad need pintsakusiilud ja lõikab välja. Aga miks ta juurdelõikaja on? Vaat sellest ei ole ma tõtt öelda siiamaani aru saanud. Aga äkki otsin kunagi välja ka. Niisiis, üüratud rahakäärid kahe sõja vahel näitavad, et Eestil tuleb veelgi rohkem maksta. Eestil, see tähendab Eesti Vabariigi maksumaksjal, tuleb miski pärast, tuleb maksta. Kas keegi on sellest kuskil kokku leppinud? Jah, on kokku leppinud valitsuses, on kokku leppitud see, et kindel protsent Eesti Vabariigi riigieelarvest tuleb maksta Ukraina abistamiseks. Kes sellega nõus on? Hoopis parem variant tuleks ju vabatahtlik. Kes tahab, see annetab nii palju kui tahab, andku või miljon. Kui kellelgi see on, palun, tehke vabatahtlikult, on näha kohe, kes kui palju annetanud ja kuivõrd patriootlik see seltskond siin tegelikult on. Nii, Delfi Ukrainas annab teada, vaenlase sõduri tapmiseks kulub 16 eurot. Aga kuhu need miljardid siis on läinud? Miljardid on ju abiks antud, kui ühe sõduri tapmiseks läheb ainult 16.
eurot, see tähendab, et kogu nende arvutuste järgi on mitu Venemaa täit inimesi juba ammu maha löödud. Terve maakera on puhtaks tehtud. Ilmar Raag ütleb, igal ühel peaks olema kodus kodune narvakas, keda ta poputab. Miks peaks olema igal ühel mingi narvakas, keda ta poputab? Miks peaks üldse kedagi poputama? Miks peaks narvakas kellelgi kuskil kodus olemas? Täiesti, aga inimesed demokraatia tingimustes tuleb välja, et kõik võivad öelda, mis pähe tuleb. Mõned eriti ja mõnede puhul trükitakse see loomulikult ära ka. Iraani algkooli purustas ilmselt rakett Tomahawk ja kahtlustatakse USA planeerijate lohakust ja tehisaru viga. Panete tähele nüüd ühte asja. Tehisaru tegi vea ja mitte kedagi selles süüdistada, selles tegelikus aktis ei saa. Nüüd, kui varem rääkisime sellest, et Michal ütles natukene mõned päevad tagasi, et Eesti valitsemise võtab üle tehisaru ja siis me hakkame penikoorma sammudega edasi liikuma. Aga siis on ka niimoodi, et vastutust ei ole mitte kellelegi panna. Tehisaru tegi kõik. Mitte keegi, sellest muidugi ei johtu ega nähtu see, et nagu praegu keegi mingite valede otsuste eest vastutaks. Ja kui keegi ütleb, et ta vastutab, siis olge hea, küsige, milles see vastutus seisneb. Ei ole niimoodi, et ma kas võtan vastutuse või ma ei võta vastutust. Ma lõin kellegi auto, sõitsin lömmi või varastasin muruniiduki kuurist ära ja siis viidi kohtusse ja ma ütlen kohtunikule vabandust, ma ei võta vastutust endale selle eest, ei mitte mingil juhul. Kohtunik ütleb, väga tore, aga karistus teile on ikkagi selline ja see, et te vastutust ei võta, oma teost aru ei saa, ainult süvendab kohtu veendumist selles, et teile tuleb väänata veel mingisugune lisakaristus selle eest, et te selline tümikas olete. Piltlikult, rahvalikult. Olgu. Ja nende hiljaaegu kirjutati ka rahakelmide juurde, kus paljastati järjekordselt mingisugune andmekeskus nii öelda, kus olid tööle pandud mingisugused salakavalad masinad, mis võimaldasid mujalt tehtud kõnesid presenteerida kui siit tehtud ja raha välja petta ja inimestel selgeks teha, et tuleb sinna kanda ja inimestel petetakse kogu aeg raha välja. Üha uued kavalamad liigutused, üha kavalamad nipid ja nii edasi. Tuleb välja, et igale poole on võimalik sisse murda. Kõik võimalikesse süsteemidesse. Maailmas on ainult üks täiesti kindel, häkkimiskindel, ma pean silmas, süsteem ja need on Eesti Vabariigi e-valimised. Mitte ükski teaduri või mõne teadlase poolt tehtud kinnitus selle kohta, et sinna on võimalik häkkida, siia võimalik lisada, siit võimalik ära võtta. Ei veena meie e-valimiskomisjoni ega ka suurt meediat selles, et midagi võiks seal natuke viltu olla. Üks häkkimiskindel süsteem maailmas on, see on e-valimiste süsteem, mille puhul loomulikult väljamõtlejaid õnnitleme. See kindlustab selle, et valimised lähevad nii, nagu vaja on. Üks nendest e-süsteemide autoritest muide ütles sel ajal, see oli aastaid tagasi, kui loeti neid hääli kokku, siis ta ütles, et vaatame, kas tuleb vajalik tulemus kokku. Vajalik tulemus kokku. Võrdlemisi palju tähenduslik. Sellega on tänaseks kõik ja toetajatel veel kord suur tänu teile, loodame, et teid tuleb rohkem kui iga üks kas või iga teinegi. 1 euro on ka juba asi tunduvalt parem, sellepärast, et tuleb välja, et meil on lisaks toetajatele ka vastalisi, kes auku kaevavad. Soovime neile selles tegevuses jõudu. Loodame, et varsti tuleb graniit vastu ja kaevamine lõpeb ära. Aga teie abiga muidugi. Meie püha sõda läheb loomulikult edasi.